et need sammud näiteks partneriga läbi rääkida, et see annab ka sellise nagu tugipunkti, et kui juba beebikene on käes, siis juba on teada, et võt, me liigume selles suunas, et selline ühine mõte on nii-öelda ühine suund, ühine teema, eks, et selles osas. Tere, hea EKOS TV vaataja ja kuulaja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet, mille teemaks on lapse ootus. Kuidas valmistuda ette raseduseks, kuidas toetada ennast sünni ajal ning peale sünnitust, sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on ämmaemand Kärt Laanejärv. Tere! Tere, Kadri! Kuidas ennast tunned praegu? Hästi, tänan küsimast. Tore on olla siin. Et me oleme täna siin Kaara stuudios Põhjala tehases, kus sina võtad ka vastu rasedaid, kes on juba sünnitanud, sünnitusjärgselt. Ja samas töötad ka ämmaemandana ITK-s. Just, nii on. Kuidas sa üldse jõudsid selle valdkonnani? Ütleks nii, et täiesti ootamatult, et see valdkond või see ämmaemandus leidis minu tegelikkuses. Ja sel hetkel, kui see minuni jõudis, ma kuidagi armusin sellesse. Esimesel aastal loomulikult olid omad hirmud, et ma ju tegelikult ei olnud näinud sünnitusi pealt, ma ei olnud varem selle teemaga üldse kursis kuidagi ja ikka mõtlesin, et kas see on miskit minule, et võib-olla äkki minestan hoopis sünnitusel ära. Aga ei juhtunud midagi sellist, hirmud ei saanud toetust ja siin ma olen, ma täiega naudin seda kõike ja mulle väga meeldib, ma tunnen, et ma olen nagu õiges kohas. Kas sa ka oled kokku lugenud, palju sul neid sünnitusi on olnud või Ei, sest et ma olen väga laialdaselt töötanud ämmaemandusalal, et kõige nende aastate jooksul, mis ma ämmaemand olen olnud, et nii siis seal naistekliiniku erakorralises vastuvõtus, kus on olnud küll erakorralisi sünnitusi, siis praeguselt ka hästi palju siis rasedatega tööd, ehk siis sünnitused on jäänud minust natukene kaugemale ja ka siis erinevad sõeluuringud, mida ma siis nii-öelda pakun, et ütleme, see teema on hästi laialdane, et ei ole ainult nii-öelda ühe asja lugemisega piirdunud. Aga kuna me täna on hästi suur amps võetud, et me käime läbi selle, kui naine valmistub alles raseduseks, kui ta juba on rase, kui ta valmistub sünnituseks, kui ta sünnitab ja imetamine ja pärast sünnitust, siis hakkame vaikselt minema. Ja, just. Ja mida siis üks naine, kes valmistub, kes soovib rasedaks jääda, peaks silmas pidama? Ütleme nii, et üleüldist enda tervist, et võib-olla korra aja maha võtma ja vaatamagi üle, et kas tema tervisel on mingid kohti, kus annab nii-öelda panustada juurde ja midagi täiendada, et enamasti mis seal on, menüü läbivaatamine on võib-olla kõige lihtsam. Miks? Just sellepärast, et me alati ei pea ju leidma neid vitamiine, mineraale kuskilt väljaspoolt, alustame menüüst ja siis toidulisanditega saab turgutada, eks. See on selline üks osa. Teine on just selline hea tervisekäitumine, et füüsiline aktiivsus lisaks juurde, et võib-olla on mingid eesmärgid, mis vajad ennem saavutamist, et näiteks ma ei tea, mõnel on kehakaaluga seoses nii-öelda muresid, et seda siis eelnevalt sellega tegeleda. Kui on mingid kroonilised haigused, siis kindlasti juba rasedus planeerides pöörduda ka nende spetsialistide poole, sest et on mõningad näiteks ravimid, mis ei sobi rasedusega kokku. Et ka siis see eeltöö ära teha ja siis vaikselt samm-sammult liikuda siis enda rasestumise poole. Ja? Et loomulikult toetavaks me alati soovitame ka foolhapet juurde võtta enne rasestumist juba, et täitagi täpselt kehas need kõik normid ja selline heaolu. Aga lähme nüüd raseduse juurde, et kui nüüd naisel on õnnestunud rasestuda edukalt, siis mis need trimestrid ja kõik see on, et äkki sa räägiksid natuke lähemalt nendest? Võib-olla alguseks ka seda, et kui siis on 2 triipu, et millal siis naine võib-olla võiks tulla ämmaemanda juurde. Et selline ideaalne aeg on vahemikus 7-9 rasedusnädalat ja me siis arvestame seda rasedusnädalaid, mis on siis viimase menstruatsiooni alguspäevast. Et nii me siis oleme harjunud lugema seda. Ja vot sel hetkel, kui naine tuleb nii-öelda
noh, ta võib ka varem tulla, aga mis siis, olen ka näinud, mis siis on see, et esimesel visiidil ämmaemand teeb ultraheli ja kui naine tuleb liiga vara, siis me ei saa tegelikult kõikidele küsimustele vastuseid. Näiteks lootekotis loode on siis nähtav 5. rasedusnädalast enamasti 5+, südamelöögid alates 6+. Nii et kui naine tuleb vahemikus 7–9, on nähtav loode, on nähtavad südamelöögid ja naine saab kõik vastused, kas kõik on nagu hästi, et selles osas, et liiga vara tulles lihtsalt tuleb korduvalt ilmselt tagasi tulla mingil hetkel, et ultralist kinnitust saada. Aga sealt edasi, no vot, see ongi siis see esimene trimester nii-öelda, kus rasedus algab ja kus nii-öelda see on siis ka see aeg, kus toimub hästi palju muutusi naise enda kehas, eks, et naine tihtilugu tajub väsimust, see on üks hästi võimas sümptom, ma ütleks. Kindlasti on mõnel naisel esineb ka sellist isumuutust, kellel on isutus, kellel on erinevad tõesti sellised isud lausa, kellel on iiveldust, mõnel ka oksendamist, et kõik need sümptomid tegelikult on ühtpidi normaalsed raseduse ajal, aga teistpidi peabki vaatama, et kui on midagi liiga, et siis kindlasti oskaks ka abi poole pöörduda, eks, et alati võib minna haiglasse, kui mure on liiga suur, et ise toime ei tule või siis kui oma ämmamandale seda jagada, et see on alati positiivne. Esimesel trimestril siis vaikselt need muutused tulevad, nad on mingil hetkel saavad oma kulminatsiooni ja kõik sellised sümptomid, kaebused, jah, aga nad õnneks lähevad ka ära täiesti iseseisvalt, järk-järgult ja see ongi, siis hakkab selline vaikne periood, kus naine võiks järjest enam nautida rasedust juba. Tavaliselt siis jõuab kätte ka teine trimester ja sealt edasi märkavad naised enamasti, kuidas kõhukene kasvab endal ja rinnad kasvavad kindlasti, võivad muutuda ka naha pigmendid, et mõned tumedamaks lähevad ja siis niimoodi järk-järgult enesega nii-öelda rasedusega harjudes, ma arvan, et on kõige õigem väljend, saabub ka siis see 3. trimester. Et põhiliselt, mis me veel võib-olla need erinevad nüansid on, mis välja tuuakse, on siis see ka, et alati esimeses trimestris, ma lähen korraks tagasi, on siis ultraliuuring, Oscar testi nimeline, kus siis hinnatakse neid kromosoomhaiguste riske. Et mõtleks hästi oluline ultraliuuring just nende riskide mõttes, aga vanematele võib-olla selline üks ilusamatest ultralidest. Et mulle tõesti, ma ise seda ultrali väga naudin, sest et seal on beebit näha juba tervenisti, et on näha tema käsi, tema jalgu, et selline hästi ilus ja armas ultrali. Teises trimestris järgneb siis selline looteanatoomia ultrali, kus vaadataksegi, et kuidas tita on kasvanud ja arenenud. Sellised põhiorganite nii-öelda vaatlus toimub sel perioodil ja no, vanemad saavad tihtilugu ka siis vastuse küsimusele, et kes on tulemas, et kas poiss või tüdruk. Et see on see periood. Ja ütleks võib-olla seda, et 3. trimester võib-olla on taas selline hästi suurte muutuste aeg, et kuidagi keha taaskord nii-öelda on juba ühtpidi harjunud rasedusega, aga kuna see kõht nii kiiresti hakkab kasvama just 3. trimestris, et siis jälle selline keha võib-olla tasakaalukese muutub, eks, et kõik sellised võivad tekkida olukorrad, kus näiteks hakkab selg väsima, et seljavalu võib olla. Naine tajubki erinevaid nagu aspekte, et ütleme, kui tita surub rohkem allapoole, mõnikord tekib vaagnaluus selline survetunne, et kõik need muutused, mis varem võib-olla ei olnud rasedusega, et nüüd siis 3. enamasti annavad tunda. Aga selle võrra jällegi need liigutused võivad ka muutuda, et kui võib-olla teises trimestris olid need aktiivsemad, sellised hoovõtumoment oli rohkem, siis 3. jällegi beebi juba rohkem ennast keerab, liugleb seal kõhus ja ta kindlasti on jõulisem. Ja siis tihtilugu ka on see periood, kus naised tavaliselt hakkavad keskenduma sünnitusele. Ikka see nii-öelda ootusärevus tuleb seal 3. vägagi sisse. Aga sel samal Kaaral on ka äpp tulemas. Ja kas seal äppis siis samamoodi, et saab neid... Mis seal äppi siis täpsemalt on? Jaa, Kara äpp võib-olla miks ta on selline huvitav ja päris ma juba ootan selle väljatulekut, et seal üks asi, mis on see, et naine saab igapäevaselt pannagi paika
oma erinevad sümptomid, kaebused, nii-öelda personaliseerida seda jah, et kuidas tal on, et kõik see, kui seda iga päev naine täidab, siis see tegelikult on hästi hea töövahend ka mulle, ämmaemandatele jah, et see on võimalik välja võtta selline üldine kokkuvõte ja näha ära, et kuidas siis naisel on näiteks kuu aja jooksul läinud, et kui sageli näiteks esines peavalusid, kui sageli esines iiveldust, et tihtilugu lihtsalt visiidil, alati me ei mäleta, eks, et kas oli, millal oli ja seal siis selline hea kokkuvõte tegelikult annab päris palju infot ja mõnikord, kui näiteks on kasutusel ka mingid ravimid, siis saab sealt ju teha neid seoseid ravimitega, eks, et kas enesetundes oli mingeid muudatusi, kas oli mingit paranemist, eks, et see on üks asi. Teine asi, äpis on ka ära toodud vastavalt siis sellele, et kuidas naine on seda nii-öelda personaliseerinud, tulevadki siis erinevad infoallikad temani, et ehk siis usaldusväärsed tõenduspõhised allikad, mis on siis koostöös spetsialistidega vormistatud, et naine ei pea kahtlema enam, et kas see info on õige, sest no olgem ausad, infot meie ümber on päris palju mingil hetkel, eks, et kui hakata otsima ja uurima. Ja, et see oli ka põhjus, miks ma tahtsin seda saadet teha, sest ma tundsin, et infot on hästi palju ja et naistel oleks kergem. Just. Aga ilmselt üks küsimus, mis naisi rasedaid väga huvitab, on see, et mida siis tohib teha ja mida ei tohi teha. Kas seda küsitakse palju su käest? Ikka küsitakse jaa, et ütleme nii, et ma ütleks, et võib teha kõike. Et oluline ongi see, et sa suudad ju nautida, elada oma elu täpselt nii, nagu sa seda elanud. Küll aga ja mõned aspektid, mida võib-olla paneks sellise hüüumärgi kõrvale, on siis näiteks teatud toiduained, võib-olla mida ei soovita süüa, need on siis kõik need toored produktid, et toores liha, toores muna, ka toores piim, ehk siis tähendab seda, et värske piim kuskilt nii-öelda otse lehmalt, otse kitselt saadud, et ikka soovitatakse kuumutada, et kuum töödelda, et oleks vähem neid toidunakkusi. Spordialades samamoodi mõned spordid ei sobi rasedusega kokku, näiteks kontaktsport tuleb kohe meelde, spordialad, kus on vaja hinge kinni hoida, sukeldumine näiteks, eks, et kus üldse on hapnikuga küsimusi, näiteks mägironimised, et mõned nüansid on, et mis tunduvad võib-olla loogilised, aga kui sa selle sees oled, võib-olla sa ei märkagi, et see võib su kehale koormav olla. Aga muus osas ma pigem ei paneks palju keelde, et ja kui siis lahendaks neid individuaalselt, et võib-olla mõnda saab teha osaliselt, mõnda tegevust, mõnda sporti. Aga selline raskuse tõstmine? Ma ei keelaks seda. Lihtsalt oleks teadlik, et miks me näiteks ütleme, et raseduse ajal on soovituslik kaaluvahemik 3–5 kilo. Et mitte sellepärast, et oleks kuskil uuringutes toodud välja, et näiteks see põhjustab raseduse katkemist. Ei, mitte sellepärast, vaid see raskus ise, kui ta on nagu raske, eks üle 5 kilo, ta ju hakkab venitama näiteks vaagnapõhjalihaseid, kõhu eesmisi sirglihaseid, et seal pigem on see kõik sellise naise enda keha toetamine, et kui me teeme juba raseduse ajal liiga oma kehale ja siis me ei saa eeldada, et pärast sünnitust meie keha tahaks ilusasti taastuda, eks. Et siis me juba peame rohkem nägema vaeva, et see keha hakkaks taastuma või oleks nagu sarnane enne sünnitust sellele kehale, eks. Et seal on lihtsalt mõned nüansid, mis vajavad natukene nagu teadlikkust, natukene läbimõtlemist, et aga ei keela kohe. Aga kuidas on lendamisega, lennukiga sõitmisega? Selles suhtes, et samamoodi keelatud ta ei ole. Et pigem alati tekitab küsimusi see, et mis perioodil on plaanitud see lennureis, kas see on antud hetkel vajalik või oluline, sest et ütleme, rõhkude muutus ja kõik see taaskord ei ole nagu toodud mingid uuringud, et see otseselt nagu mõjutaks rasedust või tita enesetunneteks, et mis on võib-olla paljuski mure, et kuidas mu kõhu beebi ennast tunneb, aga samas kui me vaatame üldse raseduse algust, eks, et me teame, et protsentuaalselt on väga palju raseduse katkemisi toimub just esimesel trimestril, et kui näiteks on väga palju vaeva nähtud, et saaks ja naine jääks rasedaks, pere on väga oodanud seda beebit, et siis kas tasub neid lennureise ette võtta just esimesel trimestril, eks, et ikka neid katkemisi on, me ei seosta neid lendudega, aga lihtsalt, et kas me tahame anda veel mingid nii-öelda igaks juhuks neid nii-öelda riske, eks, et tavaliselt just siis oleme ennatlikumad ja rahulikumad. 3. trimestri lennuga on pigem siis sama nüanss, kust kõhukene on juba niivõrd suur, hakkab võib-olla mingil hetkel
tuleb kõne alla see enneaegne sünnituse risk, eks, et siis taaskord juba garantiiks mõned lennufirmad on ka oma kodulehele maininud või kirjutanud, et alates näiteks 34. nädalast nad üldse ei soovitagi reisida, ei võtagi pardale rasedat, et siis neid asju kindlasti märgata, et see viimane nädal, kus veel lennureis justkui ka firma poolt on lubatud, et siis ei jõuaks sellel nädalal koju. Jah, mida sellel nädalal ei reisiks välja. Et seal need mõned nüansid või teine variant just seesama teine trimester, kus on väike kõhukene, kus sul enesetunne tavaliselt on hea, et võib-olla siis see on see koht, kus kasutada ära neid lennureisi momente. Sest hästi popiks on saanud baby moon'id, et tehaksegi kaasaga siis veel reis enne. Ja tegelikult ütleme selle lennureisile sarnane, millest võib-olla vähem räägitakse, on autoreisid. Et ikkagi mõte on see, et kõik see sundasend, kuskil piirkond, kus sa pead olema kindlas asendis, näiteks lennukis ka fikseeritud, eks autos fikseeritud turvavööga ja sa pead olema seal selline 2 tundi, 3 tundi, et see on kõik see, mis kui me räägime raseda kehast, mis tegelikult mõjutab hästi suuresti seda verevarustust ja tekitab trombiriske. Et need on need kohad, miks me naise tervise mõttes ka räägime, et võimalusel siis teha siis ennetavaid meetodeid võtta kasutusele, mis aitaks vähendada trombiriski või siis olla lihtsalt teadlik, et autosõidu ajal planeerida juba peatused sinna reisi sisse kindlasti, eks, ja pikema lennureisi ajal konsulteerida oma ämmaemandaga, et kas on miskit veel vaja lisaks. Aga teeme nüüd sinna väikese vaheklipi meie taimetarka Angeelika Someloriga, kes räägib meile ka täpsemalt, et milliseid toidulisandeid ja toite võiks vältida ja mida just enda menüüsse lisada ning räägib ka Ecossi uuest tootest Lapse ootus. Tere, Angeelika! Tere, Kadri! Tere kõigile! Et räägime täna sinuga lähemalt siis, kui lapse ootus planeerida, rase olla, et kuidas sel ajal naine saab ennast toidu ja toidulisanditega toetada. Et alustuseks siis, et mis aitab üldse lapse ootele jääda paremini, et toidulisandid, mis toetaks? Okei. Võib-olla peaks alustama hoopiski sellest, et tuleks enda jaoks ära kaardistada, et kui tubli sa enda suhtes oled, et kui palju sa võtad aega iseenda eest hoolitsemiseks. Ja see hoolitsemine ei tähenda ainult, et ma panen endale ilusa triigitud seeliku selga, vaid et hoolitsed ka oma vaimse ja füüsilise heaolu eest. Sest kui sa suudad enda eest hoolt kanda, siis sa suudad ka teiste eest hoolt kanda ja sa lood nii-öelda endale sellist ruumi, kuhu see laps saab tulla. Et soovitaks juba ikkagi varakult alustada oma nii-öelda karika täitmisega ja on selleks siis rasedust toetavad toidulisandid, on selleks unekvaliteedi eest hoolitsemine, on selleks trenn, on selleks metsas jalutamine, ehk et kõik sageli baseerub ka sellele, et kui hästi sa oskad oma stressi juhtida, et kui hästi sa tuled sellega igapäevaselt toime. Mõnda inimest aitab jooga, teiste inimest aitab hea raamatu lugemine. Üks hea tuli meelde siuke nali, et võib-olla ta väga naljakas ei olegi, aga kui sa soovid lapse ootele jääda, siis vanarahvas ütles, et selleks, et käima peale saada, ei tohiks seelikut alt üles riietada, vaid tuleb üle pea ajada, et siis on energiat lahti. Aga veel võib-olla mõned taimed, mida võiks vältida just eeskätt, kui soovite rasedaks jääda, on mustköömen, aedruut, palderjan, näiteks raudürt ja ka kõik mailased, et harilik mailane eeskätt, et kasutada hästi ettevaatlikult ja kõik lodjapuu, siis nii viljad, koored, lehed. Ja kui aaskannikene on kevadeti selline aia ilu nii salati peale tulekus kui ka smuutis kui ka kaunistuseks, siis naised, kes tahaks jääda rasedaks, peaks aaskannikesega natuke piiri pidama. Aga millised on kõige vajalikumad rasedate vitamiinid ja mineraalained? Ma ise soovitaks võib-olla mõelda selle peale, et millega vere kvaliteet
eriti tõsta. Ehk et teha selliseid nädalaseid kuure mustsõstraga, mustsõstramahlaga näiteks tegelikult sobivad kõik meie Eesti marjad, aga eriti teretulnud on mustikad, kibuvitsamarjad, samamoodi ka rohelised lehtkapsad, nii mahlaks kui ka salatiks. Mida võiks nagu arvestada, et toit võiks sisaldada hulganisti kaltsiumi, räni, tsinki, E-vitamiini ja neid tuleks ka kontrollida, et nendest ei tohiks puudust olla. Et soovitan ka perearsti juures käia neid kontrollimas. Aga sellised põhilised vaja minevad vitamiinid nii rasedale kui ka siis last ootavale emale võiks olla omega-3, mis on väga oluline ema ja lapse arenguks, kaltsium, kõik tumerohelised lehtköögiviljad, aga meelega tuntud vetikas nimega spiruliina, mis sisaldab 23 korda rohkem kaltsiumi kui piim. Raud kindlasti on hästi oluline, liha, kaunviljad on rauarikkad, jood, mereannid, jodeeritud sool, A-vitamiin limaskestade jaoks hästi oluline. Mida rohkem porgandit töötlete, seda rohkem ka A-vitamiini sealt tuleb. Aga ei ole meil ka võõras maguskartul ehk bataat. Põhimõtteliselt võiks öelda, et kõik sellised oranžid, köögiviljad ja puuviljad, samamoodi C-vitamiin, tsitruselised, marjad sügavkülmast, siis meie päikesevitamiin D3, rasvane kala, munakollane on need, kus D3 me saame. B-grupi vitamiinidest hästi oluline on B6, veiseliha, maks, millega ei tohiks ka väga võib-olla siis liialdada, aga ka täisteratooted ja banaan sisaldab B6. B12 on hästi oluline lapse arengus, on liha, kala saame, B12 ja foolhappe, et võib-olla üks tuntumaid ongi äkki foolhappe, mida sageli siis juurde tarvitatakse. Tumerohelised köögiviljad sisaldavad palju foolhapet ja ka pähklid. Miks võib-olla foolhappe last ootavale emale nagu oluline on ja lootele oluline on see, et ta aitab ennetada aju ning selgroo siis sünnidefekte ja toetab siis loote ja platsenta nii arengut kui ka kasvu. Ja aitab ka kaasa siis raku jagunemisele ja kudede kasvule ehk et ta on hästi vajalik aminohapete sünteesis ja vereloomes ja ka muidugi psühholoogilistele funktsioonidele on samuti foolhappe hästi oluline. Sa rääkisid nüüd toitudest, mida rase võiks tarvitada ja toidulisanditest, aga milliseid toite võiks rase vältida? Mulle tundub, et alati need toidud ja ka toidulisandid ja ka taimed, mida rasedana ei või tarvitada, et need nimekirjad lähevad ikka alati märksa pikemaks, aga tõesti võib-olla mõned käiks läbi, et teaksite arvestada, et ei soovitaks toorest muna süüa, et toorest muna on näiteks taignas ja teatud magustoitudes juust, ehk et pigem võiks vältida siis pastoriseerimata toorpiimast pehmet juustu, et ärge sööge siis toorest pastoriseerimata nii-öelda toorest toitu, aga ütleme, et sellised bufeesalatid, eriti kui nad sisaldavad ka muna ja kana ja mereande ja sinki, et need on seisnud võib-olla väljas juba rohkem kui paar tundi, kuumal päeval isegi öeldakse, et 1 tund, et ei ole hea, kui tulevane ema neid sööb. Mida nagu veel võiks, mis on just vastu kevadet, vaatan, kus inimesed on hästi idudemaiad ja ostavad idusid, ehk et mis tahes pesemata tooted, eriti salat, kapsas, toored idud, et neid tuleks hästi hoolikalt ära pesta, ja kui te ka järgmisel päeval sööte oma valmis toidujääke, siis kindlasti kuumutage need üle ja köögiviljad, puuviljad hoolega pesta ja ka koorida, et õunad tasuks ikkagi ära koorida ja kui te olete eeltükeldatud puu- ja köögiviljad endale valmis teinud, et hoidke neid pigem ikkagi külmikus. Alkohoolsed joogid kindlasti, mida vältida, kofeiini tarbimist võiks vähendada ja vältida toorpiima või siis pastoriseerimata piima. Kuidas rase saab ennast looduslike vahenditega toetada?
Raseduse kulg on naisele hästi individuaalne ja väga selline isiklik, aga tõesti teatud tervise teemad võivad rasedana üles kerkida ja võib-olla tõesti mõned sellised mõtted, et näiteks jalgade tursed, kui naine istub tööl palju või on suvine periood, kus jalad lähevadki turse, siis on üks viis, kuidas leevendada, on jalavannid. Näiteks angervaks, meil Eestis kutsutaksegi angervaksa naiste taimeks, aga ka kaselehed, kasepungad, nõgestega teha jalavanne ja samaaegselt näiteks juua selliseid taimi nagu põdrakanep ja ka võililelehtedest tehtud tee aitab turseid vähendada. Praegu hetkel meil ei ole suvi, on hoopiski talv, nii et talvel mitte ainult ütleme, et mitte rasedad, aga ka rasedad võivad külmetuse ka rinda pista ja siis on ka küsimus, et aga mida rasedana siis külmetuse korral tarvida või mõne viirushaiguse puhul. No väikeste annustega, ütleme, see on 1-2 tassi lühikese perioodi jooksul soovitaks 1 nädala jooksul näiteks päevakübarateed, sibulat, küüslauku süüa, palaviku korral jälle angervaksateed teha, jõhvikamorss, mustsõstralehed, mustsõstramarjad, köha ja palaviku puhul natuke melissiteed, mesiputkeürti, 9-vägine on hästi minu lemmik, alptee ja meil on aastaringselt saada kuusekasvusid, et soovitan kuusekasvusid kas või sügavkülma varuda, kui olete nädalavahetusel kuhugile välja minemas. Muide, vägiheinast ehk 9-vägisest on kõrvapõletiku korral on päris palju head abi. Rasedusharmide profülaktikaks kõhupiirkonna on hea määrida taimsete õlidega, võida õlidega, näiteks naistepuna või kummeliõli. Ja sageli naistel on ka veenivaevuseid, mis jälle angervaks, mähistena, jalavannid, et toetada oma jalgu. Mis ma olen nagu ise märganud paljudel meie ka klientide hulgas ikka küsitakse, et kas teil on midagi, mida rasedana võib kõhukinnisuse korral tarvitada. Ja ega sellist ühtset kõigile sobivat nõu ei olegi, et aitab siuke õige tasakaalustatud toit, kus siis kiudainete rikkus on läbimõeldud ja kasutada toidust palju maitsetaimi, sobivad aed, haraputk, till, apteegitill, köömned, koriander, mida me võib-olla vähesed teavad, et muide rasedana ei tohiks tarvitada peterselli. Ehk et peterselli teed ei ole hea juua, aga peterselli natukene garneeringuks kasutada, et see on nagu okei. Et aitavad ka muidugi toidud, mis on palju kaltsiumi, rännirikkad ja et ei unustaks juua vett, et see kipub ka olema, et pange endale veeäpid, et mis tuletaks teile meelde, et kuna jälle juua on vaja. Muidugi rasedustoksikoos on ka selline teema, mis ei jäta sageli kedagi, kes on sellega kokku puutunud ükskõikseks ja mida siis sellisel puhul nagu süüa. Kõrvits. hea vana Eesti kõrvits ehk et parem süüa toorelt, teha õunakõrvitsasalatit, panna smuutisse iga päev kõrvitsat, hoiab kõhu väga mõnusalt pehmena. 3 korda päevas näiteks teha lühiajalised sidrul melissiteed, vaarikamarjatee on hea koos kummeliga, ka münditeed päevasel ajal natukene hoiab ka iiveldust vähemaks ja et iiveldust vähem võiks vältida ka praetud toite ehk et praetud toidud ei ole kellegile head, et võimalusel panni pealt soendada toite, aga mitte süüa neid krõbedaks praetuna. Aga abi saab kindlasti ka homöopaatilistest ravimitest ja neid võiks siis küsida juba homöopaadilt. Olen ka alati soovitanud Bachi õietilkasid, mis on ka head närvisüsteemi toetuseks ja seda saab ka juba hästi individuaalselt, personaalselt läheneda, et millised õietilgad just sinule võiksid sobida. Aga kuidas on selliste asjadega nagu näiteks iga hommikune sellerimahla joomine? Iga hommikune sellerimahla joomine rasedast peast ei ole kindlasti hea mõte. Et pigem ta peaks olema, et kui teistmoodi ei saa ja väga tahaks, et siis võiks olla ta veega lahjendatud või kurgimahlaga lahjendatud. Nüüd, et
me oleme kõik natuke individuaalsed, et ühele sobivad paremini need kobarsoolad, teisele vähem. Sellerimahl mõnele inimesele mõjub just maomahlasid nagu toetavalt. Aga millega saab naine ennast toetada enne sünnitust? Nädal enne sünnitust võiks lahkliha määrida näiteks naistepunaõliga, aga tasub ka olla natuke ettevaatlik, sest emakale mõjub ta kokkutõmbava mõjuna. Samamoodi võiks määrida sama õliga rinnanibusid. Enne sünnitamist võiks vältida raskeid rasaseid toite ja ma ikka soovitan, et varuge endale juba selliseid taimi valmis, et teha ürditeed kortslehest, naistenõgesest, hiirekõrvast, kikkaputkest, et neid omavahel segada ja tarvitada siis sünnituse ajal või ka peale sünnitamist. Kui on naisel hirmutunne, siis võiks kasutada õieteraapiast miimulust ja aspenit või cherry plumtilku. Alaselga määrida näiteks soojendatud naistepunaõliga ja ka määrida sellega välissünnitusteed, et see toimib hästi selliselt mõnusa võidena. Peale sünnitust nagu asendamatu kindlasti on kortsleht ja kortslehe tee joomine aitab ka haavadel paraneda. Piima erituse suurendamiseks kas siis nõgese köömne või tillisöömne või apteegitilli või aasristiku tee joomist. Nõges on igas mõttes hea võtta, et ta tugevdab ka nagu luustikku, et peale sünnitust nõgese teed teha. Rinnapõletiku vältimiseks võiks vaadata alati, et rinnad saaks tühjaks pumbatud ja hoida neid soojas ja aitab ka soe teelehe mähis, kui on tekkinud sinna põletik. Et kes planeerib juba varakult rasestumist, siis võiks vaadata, kes teie ümber kasvavad, et millised taimed tahavad sinu koju tulla. Aga Ecossil on just tulnud sündinud uus toode, lapse ootus. Et kas sa räägiksid meile täpsemalt sellest toote sünniloost ja sellest tootest, et mida ta sisaldab? Ja, kui vaadata, kes meie poole pöörduvad, siis üle poole küsijatest, kes meie nõu soovivad, on kas rasedad või imetavad emad. Ja tõesti võttiski aastakene aega, et luua selline äge toidulisand, mis on siis nii last planeerivale, last ootavale kui ka imetavale emale. Ja luua toode nii-öelda nagu 3-1, kus siis oleks heas tasakaalus bioaktiivsete ainetena naisele kõik vajaminevad vitamiinid ja mineraalid ja olulised loote arengu ja lapseootel ema tervise toetamise siis nii-öelda kombinatsioonina, mis sisaldab siis nii mikroelemente, vitamiine kui ka probiootilisi baktereid, et sellise toote kokkupanek oli niisugune tore sünnilugu ja tõesti, meil on kõigil hea meel, et on selline toode loodud. Ja kui seda toodet nagu vaadata, siis ei pea selleks rase olema, et sealt toetust saada, aga kindlasti võiks rasedat sellest tootest lugu pidada. Aga enne rasestumist juba, kui sa planeerid oma lapse nii-öelda siis rasestumist, et siis võiks selline 2 kuud juba varem alustada selle tootega ja võttagi selline 2 kapslit päevas söögi ajal, ei ka peale sööki. Raseduse ajal võiks jagada, et esimene trimester ehk et esimese 12 nädalat jätkata 2 kapsliga kuni 12 rasedusnädalani ja teise trimestri kuni raseduse lõpuni tarvitada 1 kapsel kuni raseduse lõpuni siis. Ja imetamise ajal võtta 1 kapsel 1 kuni 3 kuud, võib-olla teha väike paus vahele, et vaadata, kuidas sul läheb endal ja vajadusel jätkata. Et selline see lapse ootuse toode meil on, mis sisaldab mikroelementidest kaltsiumi, rauda, magneesiumi, mangaani, tsinki, joodi, hoolhappet, luteiini, antioksudandina, vaske, seleeni, kroomi, vitamiini A, C, T3, E ja K-d, samamoodi kõiki B-grupi vitamiine ja baktereid, et selline vägev
toode, mis siis toetab naist sellisel väga isiklikul ja tundelisel perioodil ja ajal. Angeelika, kas sa tahaksid lõppu veel midagi öelda meile? Kas midagi jäi veel rääkimata? Kuigi ilmselt rääkida oleks palju, aga... Rääkida oleks palju jah, et neid taimi, mida ei tohi rasedana tarvitada ja neid taimi, mida võib rasedana tarvitada, see on täitsa selline põnev eraldi peatükk, aga võib-olla ma sellest äkki ei räägiks, aga ütleks lõpetuseks hoopiski seda, et kui te lapsele nime planeerite, siis kõigepealt öelge see nimi oma lapsele ja teie kaasa võib ka ikka selle nimepanekus osa saada, aga ärge öelge võõrastele enne nime. Et lapse nimi peaks tulema sellise teie poolt antud väega, mis kaitseb seda last eeskätt esimesed 3 kuud. Ja see ongi tema nii-öelda kaitse. Ja kui nimi on pandud lapsele, siis alles kutsugele oma sõbrad katsikule ja las kõik rõõmustavad koos teiega ja lapse nime üle. Mõnusat lapseootust kõigile. Aitäh! Aitäh sulle, Angeelika! Nii palju soovitusi ja mõtteid. Aitäh! Aitäh! Aga lähme nüüd edasi. Et kas midagi on veel, mida raseduse ajast tahaks rääkida, enne kui sünnituse juurde juba lähme? Mis ma kindlasti võib-olla soovitaks naisel läbi mõelda võib-olla kõik võimalikud igagist etapid, et nii siis juba raseduse ajal igagist teha siis see ettevalmistus ära oma kehaga, et jah, nii sünnituseks, et mis mind võiks ees oodata sünnituseks, et kuidas ma ette valmistan selleks, just ja harjutada läbi ka näiteks hingamist kindlasti, et just selline enda keha programmeerimine hetkedeks, mis võib-olla tulevad nii-öelda nagu ootamatuteks, mida planeerida ei saa. Ka rasedus on see aeg, kus tegelikult mõelda juba imetamise peale või võimalusel teha ka ettevalmistused selleks, eks, et ei ole see nüüd teema, mida me hakkame õppima võib-olla sünnitusjärgselt, kuigi siis on olemas see teine osapool, kellega koos õppida. Ja samuti ka see sünnitusjärgne periood, see on selline võib-olla mõnikord tuleb ootamatult, et aga see on üks periood, kus taas kord naise keha nii palju muutub, nii suurel määral muutub ja kuna siis ei ole nagu sellist võimalust, et naine ainult üksi taastub kuskil, tegeleb oma keha ja oma tunnetega, vaid sel hetkel on juba peres ka 3. isik, ehk siis ikka väike beebikene, kes vajab oma tähelepanu, kelle nii-öelda ka eluetapis toimub nii palju muudatusi, lisaks veel ka partner muutub kindlasti, et see on selline muutuste periood, et võib-olla natukene läbi mõelda ka, et võib-olla arutada peres, et kuidas saada olla teineteisele toeks, et natukene mingid sellised tugipunktid oleks olemas, et ei tekiks päris seda tunnet, et ma olen täitsa üksi. Aga veel raseduse ajal nagu erinevad beebikoolid ja sellised asjad, et need väga aitavad, eks ju, selleks ettevalmistuseks, et võibollagi nii, et võib-olla naine tahab ise uurida, ise vaadata, aga minu arust need beebikoolid, nad teevad selle elu kõik lihtsamaks. Seal on teemad olemas, naised saavad valida, eks tihtilugu just soovitamegi partneriga koos minna igasse loengusse, ei ole nii, et on naiste loengud ja meeste loengud, vaid on kogu pere loengud, et on olemas nii-öelda ka personaalseid loenguid, et just need valikud tehagi enda järgi, aga isegi laialdaselt, et kui on just tunne, et tekkis mingil valdkonnas küsimus, et võib-olla siis juba tutvuda selle teemaga, et ma väga soovitan neid loenguid absoluutselt. Aga veel ettevalmistus sünnituseks. Äkki hakkamegi siis võib-olla konkreetseid soovitusi, sa küll juba natuke rääkisid, aga need konkreetsed asjad, et see läbi nagu mängimine ja programmeerimine ja... Et tahes-tahtmata, kui me mõtleme isegi, kuigi see rasedus on ise selline pikk periood, 9 kuud selline sujuv, siis sellest sünnitus on laias laastus 1 päev. Okei, kellel rohkem, kellel kuidas, aga ütleme, et keskelt läbi võrdluseks, aga see on nii oluline. See jääb meile väga palju meelde, kas või kui küsid ükskõik kellelt oma emalt, vanaemalt, nad kohe oskavad rääkida sünnitusest. Kui me küsime endalt, räägige oma raseduselt, siis seda ei tule infot nii palju, ma ütleks. Et ehk siis see ettevalmistus sünnituseks, see
teadvustamine jah, et see on selline ikkagist märkimisväärse tähtsusega ja ma isegi ütleks, et üks on see info enda kogumine, et lihtsalt teada, et kui pikalt see sünnitus võib kulgeda, mis etappidest, see on nagu üks asi, aga isegi kui sa ei jõua ja sa ei taha seda infot, siis just seesama keha ette programmeerimine, vot see on miski, mida võiks teha, sest et seda sa pärast enam nagu kuskilt ei saa, et mis see tähendab. Ongi see, et kui sul on hea partner, kellega kõike saaks läbi mängida, siis harjuta võib-olla erinevaid asendeid, et nii näiteks käpuli olemist või ütleme kükitamist, kasutades võib-olla seda fitnesspalli. Paljud naised või mõned naised käivad ka joogas, et siis see on juba see, kus tegelikult juba harjutatakse erinevaid asendeid ja selle mõte on ka see, et kui me oleme kogu aeg harjunud olema kontoris istudes ja kõndima ringi püsti, siis ega sel hetkel, kui see sünnitus pihta hakkab, reaalselt no ei ole loomulik, et me tahaksime järsku käpuli minna. Mõni naine tunnetab, et ta vajab sellist asendimuutust, aga tihtilugu me ei otsi nagu neid asendeid enam põrandalt. Aga kui need asendid, ütleme läbi jooga ja kõige muude harjutuste on tuttavad, et siis ta tuleb meile loomulikult, et me oskame oma kehaga rohkem kuulata, eks, et mõista. Väga oluline osa siin on ka hingamisel, et see on küll üks asi, mis reaalselt tal on väga palju positiivseid omadusi, eks, et kui sa niimoodi sügavalt hingad, nii et sul kõht liigub kaasa, siis esiteks sa varustad oma organismi hapnikuga, see on oluline, sa annad ka titale ju hapnikku läbi selle. Teisalt see tegelikult tõdestab lihaseid, et just ongi see, et mitte nagu minna kaasa selle tuhude pingaga, et see tuhude pinga on läbi selle, et just sa toetadki tegelikult oma hingamiseks seda, et emakas saaks oma tööd teha ja just need kokkutõmbed saaksid olla nii, nagu neil on vaja olla. Et ei ole miski nagu vastuoluline, vaid pigem ongi selline kogu keha toetamine läbi hingamise. Massaaž. Ma korra lähen selle hingamise juurde tagasi. Millist hinga, kas mingi konkreetne mingi hingamisse, mida sa soovitaksid? Kas mingi, ma ei tea, mingi erinev hingamispraktika või kuidas? Või lihtsalt sügavalt sisse ja välja? Sügav hingamine, sest et kui otsida kuskilt, et kus veel näiteks saaks õppida hingamist, jooga, imelihtne näide, et hästi selline sügav tõesti kohalolu, enese tajumine, eks, et see on üks koht. Võib-olla üleüldse inimesed ise tegelevad juba hingamiseks, et võtavadki aja maha, laevad stressi maha ja juba oskavadki sellist hingamist. Et kindlasti ka sünnituseks ettevalmistavad loengud, seal kindlasti õpetatakse neid hingamisi, aga see ei ole midagi sellist võõrast. Pigem ongi hästi sügav selline 4 sekundit sisse hingad nina kaudu, suu kahtu 4 sekundit välja. Või ikka pikemalt hingata, et tõesti sügav ja kogu keha hõlmav hingamine. Ja. Aga edasi saaksid massaaž? Ja, et massaaž siis võib olla miski, mida pakuks välja partnerile, eks, et just selline silitustest algav massaaž, kuni võib-olla tõesti sellise natukene jõulisema ja tugevama massaažini välja, et on ka päris hea tehnika, mis tegelikult leevendab seda tuhusid, aitab naisel ka toime tulla, eks, et ja see on üks mõnus koht, mida harjutada ka raseduse ajal, sest et raseduse ajal juba tegelikult tekivad kehas erinevad pinged, üle juba selle, et kõht kasvab kiiresti, eks, et ja meie seljal on nagu tugevad koormused, siis võib seda nii-öelda läbi mängida, harjutada, see on, võib ka siis ju raseduse ajal partnerid üksteisele võivad massaaži teha, et lihtsalt ollagi nagu lähedasemad üksteisega kontaktis ja nii kui näiteks sünnitustegevus mingil hetkel on käivitunud ja naine tunneb, et ta vajab seda massaaži, siis mees enam nagu nii-öelda ei hakka õppima ega nii-öelda tutvuma naise keha nii-öelda massaažipunktidega, vaid ta juba tegelikult teab, mis ta teeb ja ta saabki seeläbi ka naist nii-öelda toetada. Kas selline alaselja massaaž? Ma olen kuulnud, nagu, et see peaks nagu olema hästi kasulik, aitab leevendada valusid. See on jah sünnituse ajal kindlasti selline, just, eks alaselg on pika peale raseduse lõpuks päris tundlikuks muutunud, et see vajab kindlasti tähelepanu, aga see nüüd, ütleme, ma neid punkte sellepärast nagu just see seljapunkte ei nimetaks, sest et sünnituse ajal võib juhtuda nii, et naine ütleb mingil hetkel, et jaa, et masseeri siit on okei, ja siis võib öelda, et nüüd käed eemale, et ära puutu mind. Et lihtsalt selline oma keha nagu taju muutumine sünnituse ajal on väga kiire võib-olla ja seeläbi lihtsalt pigem ongi selline koostöö, et ma võin öelda jah, et kindlasti alaselg on üks hea punkt, aga kui naine ütleb, et käed eemale, siis ma kuulaks naist. Ja, et ikkagi ikka nii personaalne see. Aga jalad
kannad, eks, et ka üks koht, mida siis massaažis silmas pidada. Kas ka mingid hingamist me tõime, mingid praktikad veel kuidagi, kas või see huulte puristamine või kuidas ta nimetatakse, mingid sellised asjad? Tead, ma ütleks, et siinkohal jah, selline lõdvestav tehnika just, et see võib isegi käib mingil määral massaaži alla. Huuli naised sünnituse ajal pigem ongi sellised nagu ja välja hingamised, sellised sügavad, eks, et mis ka vibreerivad, annavad sellist lõdvestust, et neid kindlasti kasutada. Kui on võimalik, siis ka naeru kasutada. Et on öeldud ka, et kui inimene naerab ja südamest naerab, siis ta ei saa olla pinges. Ja eesmärk sünnituse ajal ongi teha neid tegevusi, mis ka alakeha hoiaks pingevabana, eks. Et kui saad purista kindlasti oma huultega, kui sa tunned, et hakkab pinge juba tekkima ka ülespoole näkku, eks, et naised vist tihti nagu teevad ka mingeid playliste endale, muusikaliste valmis, on ju. See on ka kindlasti hästi toetav ja selline turvaline, see turvaline ruum tekitada. Jaa, et see ongi see, et võtta mingil määral, kui vähegi võimalik, see nii-öelda kodu ja kodukeskkond haiglasse kaasa. Et kui on planeeritud haiglas sünnitused, siis kindlasti küünlavalgus, eks mitte siis elav küünlavalgus, vaid LED-küünlad, muusika, siis vastavalt sellele, kas selline mahevaikne muusika kõlarist või kui naine armastab seda kuulata valjult, siis kindlasti kõrvaklappidega kaasa, et just ongi see oma meeleolu loomine. Et eks igaüks tunnetab, mis on temale see oluline. Et kõik ei ole muusikainimesed, mõni võib-olla on veeinimene, tahab minna duši alla, nautida vett, eks ju, või vanni. Et lihtsalt leidagi see, mis on sinu jaoks see mõnus ja katsetada neid tõesti raseduse ajal juba nii-öelda nagu viies ennast sellesse harmooniasse vaikselt, eks, et ja kui see on sinule kogu aeg tuttav olnud ja sa võtad selle sünnitusse kaasa, siis see tavaliselt see tuttav tunne nagu ikkagist annab sellist lõdvestust ja sellist head olemist küll. Nii, aga kuidas siis see partner ikkagi saab toetada naist nii raseduse ajal? Me juba natuke rääkisime, et saab massaaži teha, aga sünnituse ajal ka. Mis sa soovitasid olla meestele? Meestele? No põhimõtteliselt lihtsalt ollagi selles osas olemas, jah, et minu meelest on hästi armas ja selline tore, kui kogu nii-öelda nii mees kui naine, eks ju, kogu pere siis käib selle teekonna läbi koos. Eks see raseduse planeerimine on ju tegelikult ühine otsus, siis see raseduse enda etapid, et kuidas naise keha muutub, võib-olla mis on ees ootamas, need perekoeloengud, et need kõik ju tegelikult ongi mõeldud nii-öelda koos käimiseks, koos toimimiseks ja teisalt ma isegi võib-olla annaks nagu ka naistele mõtte, et ühtpidi me ütleme, et jaa, et mees ole toeks naisele, aga et ka naine oleks toeks mehele, eks, et sel hetkel, kui naises endas nii palju muutuseid toimub ja võib-olla mingil hetkel, kui ta on juba vaikselt kohanenud oma keha ja muutustega ja rasedusega, siis pöörata korraks tähelepanu mehele või partnerile, et mis siis tema sees toimub, et mis mõtted temal on, rääkida mingil hetkel läbi, et näiteks kas või see, et kuidas planeeritakse osaleda lapse kasvatuses näiteks. Siin pean silmas, et ikka meil kõigil on mingid nüansid, mida me teame, et meie vanemad näiteks meie puhul tegid või ei teinud ja kuidas me siis selle arvelt, kas me tahame neid samme korrata või vastupidi, tahame teha hoopis midagi teistmoodi, kui meie vanemad tegid. Et kas või selline nii-öelda läbirääkimine, et võt, mina kujutan ette, et see on minule oluline, et võt see, ja see ei ole oluline, et need sammud näiteks partneriga läbi rääkida, et see annab ka sellise nagu tugipunkti, et kui juba beebikene on käes, siis juba on teada, et võt, me liigume selles suunas, et selline ühine mõte on nii-öelda ühine suund, ühine teema, eks, et selles osas. Et muus osas pigem ja ma arvaks, et loovalt, et kõik see periood ongi selline, et me ei pea ju nii-öelda minema väga akadeemiliseks, et pigem ongi kõik selline hästi loominguline ja omavahel just partnerid ise võiksid nagu leida selle siis tee, et kuidas nad soovivad seda jätkata, eks, et kas nad tahavad hästi palju ennast koolitada ja kogeda ja praktiliselt läbi proovida või nad pigem just ei taha seda infot, sest seda on nii palju ja tahavad just ollagi endamisi ja siis vaadata, et mida elu toob ja kuidas nad seal toime tulevad, sest kõik variandid tegelikult on õiged ju. Et ega kõik me ju sünnitame, oleneda sellest, kas me oleme lugenud 10 erinevat raamatut läbi või mitte, eks, et see nii-öelda mingil hetkel mõned tugipunktid on ju, et nii-öelda me jõuame ikka sinna õigesse kohta, eks, et lihtsalt sõltub sellest, et kuidas me ise tahame seda teekonna läbida.
et naine peab lihtsalt ennast usaldama. Kindlasti ja ennast ja oma partnerit. Ja, sest ma olen ka kuulnud selliseid variante, et ma ei taha perekooli minna, et nagunii läheb nagu teistmoodi sünnitus. Ka seda, jaa. Et väga huvitav jah, et igaüks või ise tunnetama. Aga lähme nüüd sünnituse juurde. See mõte, et me sinuga rääkisime ka enne sellest, enne saadet, et see on justkui müüt, et mu ema sünnitas mind niimoodi, et nüüd minul peab ka sünnitus sarnaselt minema. Ja. Et see on müüt. See on müüt ja, et sünnitused ei ole geneetilised ja inimene, kes natukene korraks mõtleb, kel juba on mitu last, siis ma ei ole kohanud veel kedagi, kellel oleks kõik sünnitused samamoodi läinud. Et juba kui me mõtleme selle inimese enda pealt, siis kui ühel inimesel ei lähe sünnitused samamoodi, kuidas me saame oodata, et meil läheb samamoodi kui meie emal või meie vanaemal. Eks, et see tegelikult ei pea üldse nii-öelda eeldama või ootama seda, et mis võib olla mõnda kurvastab, jah, et kui emal läks väga kergelt ja hästi ja kiiresti võib-olla, et siis paraku nii on. Oota, mitu last sul endal on? 3. Ja need sünnitused on samamoodi olnud erinevad? Väga erinevad, absoluutselt. Ja absoluutselt väga suured kogemused. Esimese sünnituse ja rasedusega ma lähenesin väga uudishimulikult kõigele, et see oli minu eest nii põnev periood, nii rasedus kui ka sünnitus ise. Mõningad asju ma teadsin, sest et see oli kuidagi nii-öelda nagu kõik läkski nii-öelda raamatu kohaselt või kuidas öelda, et nagu ette teada, et vot nii tuleb ja nii on, aga siis selline üllatus saabus minul endal näiteks tõesti sellel poole pealt, kuidas mu keha reageerib. Ehk siis ma esimese lapse puhul tõepoolest tunnistan nüüd ära, ei olnud ette valmistunud oma keha. Et mul oli teooria kõik selge, ma olin juba selleks ajaks ämmaemand, ma olin ka töötanud, ehk siis ma olin ka näinud ju pealt kõike sünnitusi, et justkui oli kõik nagu nii teada, aga see, et kuidas minu keha reageerib antud olukorras ja see, et just seesama ettevalmistus, millest ma ka rääkisin, see ei tunnud mulle nagu oluline. Ma mõtlesin, et ma viin oma partneri kurssi, et oleks tema teadlik, kuidas mind toetada, aga kõik see hingamise pool ma ei mõelnud sellele ja vot siis ma seda kogesin, et see oli üks koht, mis jäi puudu, kus mul tekkis selline tunne, et aga mis mõttes, ma ei tea, mis mõttes mu keha reageerib niimoodi. Et selline ootamatu kogemus, aga selle võrra jällegi selline pärast seda sünnitust tekkis mul selline mõnus, tugev enesekindlus, et võt järgmine kord ma teen need asjad paremini. Võigi ma ei olnud teadlik, et kas ma planeerin üldse lapsi rohkem, aga seda ma teadsin, et kui, siis järgmine kord ma teen need paremini. Ja nii oli, et teise lapse ootuse ajal ma läksin harjutama hingamist, ma käisin joogas, ma olin hästi teadlik, ma kuulasin oma keha ja ma kohe teadsin, mis on need punktid või need eesmärgid, et kuidas siis see hingamine peaks olema just, et see kõht kaasa liiguks, et see mind nagu lõdvestaks ja toetaks, eks. Ja ikka teisel sünnitusel olid omad nii-öelda nüansid, et oli ootamatusi, oli asju, mida ei saa ette planeerida, mis ongi tegelikult nii, eks. Oli hetki, kus ma näiteks unustasin oma keha kuulata, et jällegi seesama siin ja praegu kohal olek ja kui kellelgi peaks tekkima sellised hetked, siis hästi soovitangi jagada või jaotada oma see tunne teistele ümbritsevatele, nii ämmamandale kui ka partnerile, et sa ei oleks nagu sel hetkel sünnituse ajal veel ei tegeleks oma nagu nende tunnetega. Eks, et sa nagu jagad, et ma tunnen praegu niimoodi või kuidas näiteks, et sa tunned praegu nii või lausa ütled, et ma hetkel tunnen, et näiteks see käib mul üle jõu. Miks ei või seda välja öelda, eks, et ja siis tulebki mees toetab või ämmamand suunab näiteks kas mõne nii-öelda asendiga, hingamisega, millegagi veel, et sa jälle tuleksid tagasi sellesse fookusesse. Et see oli minul jällegi järgmine üllatuskoht teise sünnituse puhul, kus ma siis ei öelnud seda välja, aga see on selline nagu tagantjärgi tarkus ja soovitus, eks. Ja seevastu 3. sünnitus, saad aru, ta oli kõige ideaalsem. Ta lihtsalt tuli ja läks ja oli see sünnitus, et ja selle võrra kuidagi tekkis selline nagu selline hästi hea tunne, et võivad olla erinevad kogemused ja kuidagi see teadmine, et ma teadsin kogu aeg, et mul teine sünnitus läks hästi, aga kuna 3. läks tegelikult ideaalselt, kõige kiiremini, kõige ladusamalt, loomulikumalt, et siis ma mõtlesin, et oi, et äkki mul ikka see teine sünnitus ei olnud üldse nii tore, aga see on selline
enda sisekõneni, et vot sellised emotsioonid on mul sünnitustega meeles, jah. Aga millised need sünnitusfaasid siis täpsemalt on? Kõigepealt, eks see, tavaliselt, eks see algabki sellega, et kui sünnitustegevus käivitub. Käivitumist siis loeme sellest hetkest, kui hakkavad tuhud, regulaarsed tuhud, emaka kokkutõmbed pihta. Ja need siis regulaarsus tähendabki seda, et nad ongi kuskil sagedusega 10 minutit või siis sagedamini. Ehk siis enam ei lähe üle 10 minuti pikkuse ja sealt siis hakkabki mängima rolli see sagedus, mis sageneb ja siis see tuhu enda intensiivsus. Mõnel juhul käivitub ka sünnitus siis lootevete puhkemisega, aga just seda regulaarset tuhude tegevust me kaotame sinna taha, eks, et oleks sellest nii-öelda avanemisperioodist siis saaks rääkida, jah. Et see ongi siis esimene periood. Avanemisperiood ise kestab siis ikkagist tunde, esmassünnitajal 6-8 tundi, aga ütleme nii, et tegelikult hästi individuaalselt. Kõige võib-olla suurem informatsioon ongi see, et see on periood, mis võtab aega ja see on oluline selle jaoks, et emakakael, üks siis oluline organ, saaks rahulikult lüheneda ja avaneda. Et valmistades keha ette selleks, et järgmine etapp on juba beebi sünd. Ja avanemisperioodi lõpuks emakakael on täiesti avanenud. Ma ütleks, et on selline paberõhukene. Ja me nimetame siis, et 10 sentimeetrit avatust, aga üldiselt siis täis avanenud emakakael ja sellele järgneb siis see väljutusperiood. Väljutusperiood taaskord võib aega võtta pool tundi, võib aega võtta 4 tundi, et ta on selline ka määratletud isegi tundides, ta on loomulik selline, kui on 4 tundi, 3-4 tundi see väljutust ja sellel perioodil lihtsalt laps vaikselt nii-öelda väljubki siis läbi sünnitusteede emakast, jah. Ja siis, kui laps on käes, ma ei tea, kui täpselt sa tahad, et ma kirjeldaksin, kuidas lapsekene väljub, et aga üldiselt siis väljutusperiood on siis ka ju see periood, kus ämmaemand suunab tavaliselt, et kas siis aidata oma hingamisega kaasa, et laps liiguks rohkem väljapoole või siis kasutatakse seda pressimismeetodit, et need variandid on siis selles etapis. Ja pärast sündi, kui lapsekene on juba sul käes kõhu peal, siis tegelikult sellega sünnituseks ei lõppe, vaid sinna tuleb, et järgneb veel päramiste periood. See tähendab, et sünnivad ära nabaväed, platsenta, eks ju, lootekestad, et siis emakas on justkui nii-öelda täiesti tühi. Et seda tegelikult naine võiks ka teada, et see on selline, kuidas ma ütlen, me ikkagist väga palju tunneme seda, et justkui tekib selline tunne, et kui lapseke on kõhu peal, et selline puhkuse moment, et kõik tehtud, siis pool tundi umbes naised kosuvad ja vot siis korraks selline platsenta sünnitamine ka veel, et siis on tegelikult juba võib hakata vaikselt taastuma, et selline jah, on see sünnitus ise. Kiiresti öeldes. Aga räägi ka sellest keisrist natukene. Just, et tegelikult tõepoolest on õigus, et kõik sünnitused ei lõppe ju vaginaalselt, eks, et võivad, ütleme, vaginaalsele sünnitusel tegelikult võib ka lisada vaakumsünnitus, et kus siis millegi pärast laps ei välju sünnitusteedest võib-olla nii kiiresti, kui on vaja, võib-olla olukord läheb natukene kriitilisemaks lapse tervisest sõltuvalt näiteks, et siis abistatakse vaakumiga, eks, beebit väljapoole. Aga kui millegi pärast vaginaalne sünnitus ei ole võimalik, siis on operatsioon, milleks on keisrilõige. Just, et selles keisrilõikel on muidugi väga palju erinevaid ka etappe, et kas ta siis on planeeritud keisrilõige, ehk siis on juba ette teada, et naise sünnitus peab lõppema operatiivselt ja siis selle jaoks tavaliselt antakse valida sünnitustähtaeg ja naine saabub siis haiglasse hommikul vara ja valmistatakse ette siis teda operatsiooniks. Ta kindlasti võiks tulla sel hetkel partneriga haiglasse, et see on ikkagist sünnitus ja kui beebi on siis sündinud ka keisrilõike teel, on võimalik siis sellised esmased toimingud läbi viia siis isal. Et ütleme nahakontakt, lapse süles hoidmine, temaga tutvumine. Ja erakorralised keisrilõiked on siis nendel puhtudel, kus me ei planeeri seda keisrilõiget ette, eks, et kas on emast tingitud ootamatutel põhjustel, et sünnitus peab lõppema keisrilõike teel või näiteks sünnituse käigus selguvad mõned asjaolud, mis on titast tingitud, et siis nii on, et aga ma ütlen, et igal juhul olenemata sellest, kuidas see
sünnitus lõpeb, siis tegelikult me ei peaks nagu pelgama seda, et kas on keisrilõige või vaginaalne sünnitus. Ta on sünnituste ja ta on tegelikult igagist ma ei saa öelda, et loomulik, aga ta on vajalik mingil hetkel, eks, ja nii on, et selles suhtes, et ei ole see üldsegi mingi tabuteema ega kergem väljapääs, kindlasti mitte. Aga kui nüüd naine teab, et tal on planeeritud keisrilõige, siis kuidas ta saab selleks nagu ette valmistada ennast kas emotsionaalselt või füüsiliselt? Tead, võiks küll emotsionaalselt natukene ette valmistada, et just seda, et läbi mõeldagi, et millisesse etappidesse keisrilõige ka, eks ju, kulgeb, et mis etapid on naise jaoks oluliselt teada, siis ma arvan, et siinkohal võib-olla üks oluline koht ongi ette valmistada ka partnerit, et ju tegelikult see on ju pereühine selline olukord ja samamoodi kui me teame, et see nahk-naha kontakt sünnitusjärgselt on hästi-hästi oluline, et mees võib-olla sünnitusele sünnitustuppa minnes, siis kui naine on näiteks operatsioonisaalis, et mehel oleks juba minnes selline pluus, mida on kerge ära võtta või näiteks nööpidega, et ta avab selle, et kui ämmaemand toob beebi, siis kas või ta ütleb ämmamandale, et palun beebi siis asetada minule rinna peale, et me saaksime olla näiteks teki all koos nahk-naha kontaktis. Et minu meelest see on selline mõte, mis võib-olla natukene vajab läbimõtlemist, sest esimese hooga uute vanematena, kui sa saad selle beebikese omale kätte, ta on ju nii pisikene, et kuidas seda beebit hoida, kuidas omale ise panna ja kui ämmamand peaks tooma beebi, kes on juba teki sees, siis võib-olla isa ei julge seda lapsekest enam liigutada, et ta istub toolist, hoiab oma kallist vara süles ja imetleb ja tutvub temaga, aga just seesama moment, et võtta ka beebi mähkme väele, panna omale rinna peale ja lihtsalt olla temaga kaisus, et see on just üks selline väga soovituslik ettevalmistuseks. Naisele endale ma pigem arvan, et just seesama usaldus, eks ju, personali vastu ja teadlikkus, et vot sellel hetkel, kui mina olen siin on ju, et siis kus on mees, mis toimub, mis toimub just keisrilõike järgselt, et millal ma näen oma beebikest, millal ma näen oma partnerit, et võib-olla need sammud, et tegelikult see, kui palju naine vajab emotsionaalselt tuge keisrilõikeks ettevalmistuses, see on hästi individuaalne, et mõni ootab seda, selles suhtes, et ta tunnebki, et see on tema jaoks see lahendus või mitte lahendus, aga selline oluline, eks vajalik see keisrilõige, mõni kardab seda, sest ta ei tea, mida oodata, et seal on hästi palju erinevad nagu nüansse, et kes kuidas sellesse nagu suhestub, et pigem see vaimne ettevalmistus võikski jääda vastavalt endale, et samamoodi jälle kõik variandid on õiged, et ongi õige, et kui see on sinu jaoks nagu ainuõige väljapääs, siis see ongi nii, et sa ei pea tundma kuskilt süüdi, et sa tahad, et ma olen keisrilõigeteks. Et ja vastupidi, kui sa ei taha seda, see on ka nagu õige, aga kui sa tead, et see on sind ees ootamas, siis lihtsalt teha rahu sellega, et jah, ma eelistan ja ma valiks iga kell, ütleme vaginaalse sünnituse, aga ma teen rahu, sest ma tean, et see on ju hea eesmärgi nimel, eks, et see operatsioon ei ole kunagi esmane valik, et ta on ju ikkagist millegi jaoks. Aga kui on olnud see vaginaalne sünnitus, kas siis ka nagu, ütleme, emaga on see nahk-naha kontakt? Ja. Aga mehega siis samamoodi või kuidas? Siis tavaliselt sünnitustoas, kui ema on olemas, siis enamasti on emaga, et me kuidagi see mehe ja lapse vaheline siis nahk-naha kontakt jääb pigem sinna perepalatisse või ütleme siin nagu hilisemasse sünnitusjärgsesse perioodi, eks, et tavaliselt pärast sünnitust veel kuskil paar tundi on pere seal samas sünnitustoas, seal nad siis naine taastub, eks, et ongi esmane imetamine, et saab vaadata, kuidas tida rinnal käitub ja siis nahk-naha kontakt selle võrra lihtsalt on, et laps juba on naise rinnal, eks, ja juba on see harjutamised ja katsetused imetamiseks ja sealt mingil hetkel, kui on liikumine edasi järgmisse palatisse, kas siis üldpalat või perepalat või ema-lapse palat, et vot siis seal see kõik muu jätkub, mis pere ise otsustab, eks, aga mina küll soovitaks igal võimalusel olla oma lapsega lihtsalt kaisus. Ma olen kuulnud seda ka, et see esimene, see sünnihetke, see esmakohtumine oma beebiga, et see on nagu väga-väga oluline hetk. Kindlasti, et iseasi jah, kui palju see nagu meelde jääb, aga see on ju eriline tegelikult, et sa näed uut inimest, kes on 9 kuud, keda sa oled oodanud, et minu meelest see on selline
neid asju ei saa kirjeldada, et neid peab lihtsalt ise kogema, et ja muidugi ütleme, see esmakohtumine ka siinkohal on nagu hästi erinevad nüansid, et mõni tunneb kohe sellist väga tugevat emotsiooni sel hetkel, sellist tõesti õnnetunnet ja nii nagu võib-olla me eeldame ja ootamegi, et inimesed tunnevad, aga on ka täiesti okei, kui lidakene on kõhu peal ja sa ei tunne seda tunnet, et sinul on lihtsalt selline selge. Ehk siis see kõik, see ema armastus ja see lapse armastus ja see sama tunne tegib ajaga. Ja ka see on tegelikult täiesti okei. Lihtsalt me võib-olla oleme ju arvame mõnikord, et need tunded peavad tulemagi niimoodi koheselt, eks ju, ja nii nagu võib-olla kuskil me oleme kuulnud või telekast on näidatud, aga tegelikult see nii olema ei pea, et see võib ka nii olla, et tuleb järk-järgult, et kohe ei ole sellist tugevat armastust ja sellist meeletut tunnet, et aga selline ikka lapsega lähedus ja kogu kasvamine, see tunne võib vaikselt tulla ja mingil hetkel sa ei märkagi, kui sul on selline väga võimas tunne enda sees. Aga mida naine vajab peale sünnitust? Nagu just ma mõtlen, kui ta on ära sünnitanud, kui ta on veel seal palatis liikuma sinna perepalatisse, mida ta vajab sellel ajal? Sa mõtled nii-öelda toe poole pealt või sa mõtled ämmaemanda poole pealt? Ma mõtlen mõlemad. Mõlemad. Pigem ütleme, tead alguses ma arvaks, et mina ise pärast sünnitust vajaks lihtsalt rahu ja vaikust. Et tutvudagi nii-öelda oma lapsekesega, et olla koos oma mehega ja lihtsalt olla. Et ilma, et peaks millelegi mõtlema, keskenduma. Pärast seda mingil hetkel, kui see kõik hakkab kohale jõudma vaikselt, et siis küll võiks juba nii-öelda informatsiooni alati tavaliselt tuleb, seda tuleb tavaliselt palju korraga ja mõnikord ka tuleb seda nii-öelda ainult ühel hetkel ja siis alati ei pruugi nagu sünnitaja olla valmis seda vastu võtma. Et sel puhul kui see nii on ja kui seal ei ole midagi parata, siis hästi julgustada ka selle osas, et kui tekib küsimusi, mine ja küsi. Eks, et ära pelga, et olles veel haiglas on ju kõik tegelikult personal ümberringi. Nad ei ole küll sinuga ühes samas ruumis, aga nad on olemas, et lihtsalt küsidagi, uurida ja või siis näiteks julgustada partnerit uurima, et ikka see lapse hoolduses näiteks, et kas see on okei, et mu laps teeb nii või kuidas teha paremini või näiteks küsida abi, et palun näidata erinevaid asendeid imetamisel või mis iganes küsimused võiksid tekkida või enesehoolduses, et see on siis võib-olla see koht. Ja hilisemalt sünnitusjärgselt kindlasti sellist tuge ja mõistmist, eks, et see on see koht, kus ikkagist need muutused kehas naises on tõesti väga-väga paljud, et see pidev muutumine, see sünnitusjärgne periood, see ei ole mõned päevad, see on pigem kuud ja mõnes osas isegi keha taastub kuni aasta, eks, et need hormonaalsed muutused, et kõik need vajavad aega. Ja nagu ma ütlesin, et sünnitusjärgselt ju on selle muutuse keskel ka partner. Tema sees toimub ka väga palju muutusi. Ta peab aru saama uue nii-öelda naisest, eks, et kuidas tema on. Ta peab aru saama koheselt, kuidas beebi toimib, et ja sellest nii-öelda segasumma subilas on ju kogu pere järsku koos. Et siis need inimesed, kes on lähedasemad, ka siis emad, isad, õed, vennad, parimad sõbrad, sõbrannad, et võt nende poolt ka sellist nagu kokkuhoidmist ja tuge soovitakse, et just pakkuda isegi kas või välja, et kuuled, et puhka sina lapsega, et ma tulen sulle appi, ma tulen näiteks, ma ei tea, koristan, et sa ei peaks oma aega sellele kulutama, et saaksid puhata. Ma ei tea, toon teile ühe korra süüa kas või näiteks mul on kolmapäevad vabad, ma võin paar kolmapäeva tuua näiteks miskit, et mingid sellised võib-olla pealtnäha lihtsad asjad on ülitoetavad, üliolulised. Võib-olla seesama pere, kes on just saanud uues nagu emaks või isaks, eks, et uus ilmakodanik on sündinud, nad ei märkagi võib-olla seda küsida ja võib-olla pelgavad isegi nagu rääkida sellest, et siis anda ja lähedastele teada, et nüüd on see aeg, kus pakkuda toetust. Alati ei ole selleks toetuseks informatsioon, et kus tullakse õpetama tavaliselt võib-olla meie enda emade poolt, et kuuled sa, mina tegin nii omal
samal ajal, vaid pigem just see teine pool, et just see elulisem pool, et küll pere saab ise hakkama oma beebiga, et usaldadagi, nemad on vanemad, nemad teavad kõige paremini, kuidas lapsele on hea, eks. Aga just see teine pool, mida saab teha, ilma et peaks küsima luba, ma ei tea, pesu, pesemine, koristamine, eks ju, söögi tegemine, lihtsalt olla näiteks seltsiks, et kuule, et sa mine käi duši all, ma hoian natukene titakest, et midagi sellist, et see oleks hästi-hästi kindlasti tänuväärt. Praegu sa rääkisid sellest 4. trimestrist. Jah, jõudsime otsapidi 4. trimestrisse. Ja, millest väga palju muidu ei räägita, on ju. Nii on. Et ma olen ka kuulnud nagu sõbrannade puhul, et oleks keegi öelnud, et võib nagu mingi selline koht tulla või nagu mingi langus võib-olla pole õige sõna, aga mingi selline... Teate, isegi võib olla nagu tunduda langusena, sellepärast, et kuna muutuvad nii paljud aspektid, siis mõnikord naised ongi väljendanud, et nad justkui tunnevad ennast üksi sel perioodil. Ehk ongi nagu see, et ma ei tea, kui paljud ikka teavad, et sünnitusjärgne veritsus võib kesta 6 aega, 2 kuud. See on päris pikk aeg, kui me oleme harjunud ainult, ma ei tea, 5-päevase menstratsiooniga, eks. Selline nii-öelda siis taastumise koht, siis, millele tavaliselt tähele pöörame. Kui imetamine alati ei lähe võib-olla nii, nagu tõesti eeldad, planeerid, on vaja ka näiteks õppida, kuidas imetada, õppida, kuidas last õpetama imema, eks, et kõik ka selles valdkonnas, siis see omakorda, eks, et tekitab sellist tunnet, et noh, kui see üks kord, me tuleme kõik sellega toime, aga kui see kestab nädal, 2, siis ta mingil hetkel justkui on, eks ju, selline rõhu või selline tegevus, millele peab rohkem nagu tähelepanu pöörama, et millega võib-olla ei osanud arvestada, et ennast ette valmistada, eks. Samamoodi suhepartneriga, et mingil hetkel ju ka võib-olla partner tunneb, et kõik keerleb ümber beebi. Et aga tema on ka olemas, aga lihtsalt seda ei jätku seda aega võib-olla, et võtta aeg maha koos, mis on ka okei, et lihtsalt selleni kõik jõuavad mingil hetkel, et kuidas nagu leida tasakaal siis oma elus. Aga jah, vot selle ongi seal võib-olla siis see ettevalmistusele tagasi minnes see koht, kus sa mõtledki läbi need nüansid, et jah, ma tean, mis hakkab toimuma sünnitusjärgselt, ehk siis seal 4. trimestris ja leidagi võib-olla juba raseduse ajal need punktid, kus me saame üksteist toetada. Vot see on ka see koht võib-olla, kus teha ettevalmistus juba perele, lähedastele, et teate, et olge igaks juhuks valmis, et kui ma olen väga-väga väsinud ja lained löövad peal kokku, siis teate, et siis ma ootan, kus te tuletegi ukse taha oma, ma ei tea, ühepäeva toiduga ja ma tõesti olen väga-väga tänulik ilma, et ma suudaks seda välja öelda. Eks, et võib-olla see koht juba, et nagu vaikselt ette valmistada, et kogudagi need tähtsad inimesed oma ümber ja võib-olla seda ei tulegi, võib-olla seda kordagi ei ole vaja, aga vähemalt sul on see teadmine, et sul on oma turvaline ring ja sul on need nii-öelda variant B ja C olemas, eks, et ja partneri poolt samamoodi, eks, et just see läbirääkimine ja ka temal oleks nagu need kohad, kus saaks ennast maha laadida, eks, et võt sellised mõtted sinna 4. trimestrisse. Tead, mul korra tuli üks nagu küsimus, mida ma ei küsinud enne, aga just nagu sünnituse ettevalmistuse ajal, et tuula. Ja. Kas või miks võtta endale sünnitoetaja? Tead, minu meelest tuula on üks imeline inimene. Et selles suhtes, et kui sa leiad endale selle õige tuula, et see kas võtta sõltubki jälle naisest, eks, et millise tüpaažika sa oled. Mida tuulan on pakkuda, on tõesti, ma ütleks, et igas valdkonnas päris palju. Et nii siis raseduse ajal tuge, tuula võib ka ju tegelikult aidata ette valmistada sünnituseks. Kui näiteks naine tahab olla võimalikult kaua kodus sel hetkel, kui sünnitus juba algas, siis ka seal võib ta saada abitoetust tuulalt. Samamoodi seda toetust annab ka näiteks individuaalne ämmaemand. Et seal nii-öelda tekib selline mõnus keskkond, kes juba toetab, eks. Haiglasse tulles, haiglas saavad tuulad edasi jätkata seda toetust, eks, et mis naine võib vajada. Võib-olla rohkem nagu neid suunitlusi, nõuandeid, soovitusi anda nii mehele kui ka naisele, eks ju, selle sünnituse ajal ja pluss siis ämmamad, kes tuleb siis veel kord toeks, eks, et selline periood ja tegelikult sünnitusjärgselt on samamoodi võimalik, et tuula on kodus, ta ongi nagu nii-öelda
nähtamatu abiline, kas ta võib öelda, et mitte, et keegi ei märkaks, aga just seesama, et ta teebki neid taustatoiminguid, mis on vajalikud selleks, et naine saaks keskenduda iseendale, oma kehale, beebile, oma partnerile ja et tal jääkski aega üle ka puhkamiseks, et ta ei pea ekstra mõtlema nendele asjadele, millest me ennem juba rääkisime, eks, mis 4. trimestris võib ees oodata ja tõesti kõikidel ei ole ka seda võimalust, et näiteks omale ümberringi nii-öelda koguda siis neid lähedasi, kes siis toetavad, eks. Ja seal on tegelikult tuulal oma roll. Aga pärast sünnitust naine peab käima kontrollis või kuidas sellega on? Ma olen kuulnud, et välismaal, vähemalt mõndades riikides on nagu selline, et nad käivad, ämmaemandad käivad koduvisiite teevad mitu korda. Just. Eestis seda ei ole, on ju? Eestis praegu Kara seda arendab nii-öelda, et me ikkagist pakume naistele võimalusi küll, et kui naine tunneb, et ta soovib ämmaemandat endale koju, et kas siis hinnata tema tervist, on võib-olla mingid küsimusi seoses taastumisega, imetamisega, beebihooldusega, et see on ikkagi see koht, kus tõesti võib ämmaemandat enda juurde oodata, eks, et ja siis peab ise ta nii-öelda leidma, sõnastaks nii. Haigekassa poolt on ette nähtud tõepoolest, et kuskil 6 kuni 8 nädalat pärast sünnitust võiks siis teha sellise üleüldise visiidi ämmaemanda või günekoloogi juurde, kus saabki siis hinnata, et kuidas naine on taastunud, eks, et kui on olnud õmblusi, vaadatakse õmblused üle, samamoodi keisrilõikehaava, eks ju, kontroll, kui on mingeid küsimusi, muresid, saab ka rääkida näiteks vahekorrast, kui veel pole seda toimunud, eks, et kas on mingeid küsimusi ja see on ka see periood, kus kindlasti räägitakse rasestumisvastastest vahenditest, eks, et nii kui tegelikult laps on ära sündinud, mingil hetkel taas rasedus tuleb, muutub aktuaalseks, eks, et siis ka see on see koht, kus kindlasti mõelda ja rääkida, et kas on mingid vahendid, kas üldse naine soovib mingit vahendit, kas on mingi vahend, mis tema soovidele vastab, et mis sobib nii imetamise ajaks kui ka edaspidiseks, eks, et sealt edasi täpsustavad nii-öelda küsimused. Et see on siis see pool, mis nii-öelda haiglas võiks toimuda, eks, et aga need koduvisiidid, nendel tegelikult selliseid piiranguid ei ole. Et pärast sünnitust siis ämmaemandad ja jälgivad, eks ju, naisi ja samas ka see jälgimine toimub koostöös perearstidega, et juba kohe pärast lapse sündi tegelikult soovitame naistel teada anda perearstile, et laps on sündinud ja sealt hakkab selline regulaarne lapse jälgimine sünnitusjärgselt. Et mille peale võib-olla väga ei tulda, et see sünnitusjärgselt perearsti juures käimine ei ole ainult lapse kontroll, vaid ka seal võib tegelikult naine ju teada anda oma muredest ja kui on mingeid küsimusi, siis neid ka esitada. Kuigi tõepoolest ma ikka julgustan seda, et on ka ämmaemand siis sünnitusjärgselt rohkem olemas ja ikka võib ka iganädalaselt või paari nädala tagant esimese eluaasta jooksul igal ajal kutsuda ämmaemanda endale koju, et siin ei ole taaskord mitte mingeid piiranguid. Aga räägime veel imetamisest ka. Jaa. Mis on see küsimus, mida kõige rohkem sinu käest küsitakse selle kohta? Ma arvan, et siin ei olegi küsimust, siin ongi küsimuste pakett isegi. et kui naised tulevad imetamise nõustamise kabinetti, siis enamasti need tulevadki tõesti mingi murega. Kas on mure lapse kaalu osas, kas on mure selles, et kas mul näiteks jätkub piima, et seal need ongi pigem selline pakett ja ütleks niimoodi, mida siis vaikselt ämmaemandad hakkavadki nii-öelda imetamisnõustajatena lahkama, eks, et vaatama, kuidas siis titakene kasvab, kas on mingid nii-öelda sealt edasi mingid mure selle koha pealt ja kuidas siis seda aidata. Ilmselt siin juba selgus, et see imetamine alati ei ole nii loomulik võib-olla, kui pealtnäha tundub, et nii kui laps on olemas, et mul on laps, mul on rinnad, et hakkame siis pihta. Et tegelikult see võib niimoodi minna. Ei pea nüüd kõike ära ehmatama, et imetamine on raske, aga võib ka nii olla, et lihtsalt võtta see aeg maha ja olla lihtsalt teadlik, et imetamine on justkui nagu õppeprotsess. Et mulle meeldib see nii mõelda, sest et oma tööd rindadega ettevalmistust imetamiseks saab teha raseduse lõpust alates, et sinna alla kuulub, eks, ternespiima ette kogumine, rindade massaaž, üleüldse oma keha nagu tundma õppimine. Aga sel hetkel, kui laps on käes, on olemas ka nii-öelda pusle teine pool. Ehk siis saabki vaadata, et kuidas minu laps nüüd rinnal käitub. Lapsed on erinevad. Mõni laps on kohe aktiivne, ta tunnetab ära, kus on õige koht haakumiseks, ta haakub rinnale, imeb ja kõik.
nii ongi, kõik toimib. Mõni laps on see, kes on nagu justkui nagu nautleja, jah, et ta haakub küll rinnale, võib-olla mõnuleb veel rinna vastas ja jääb magama. Ehk siis ei ime lihtsalt rinnal. Tal on juba mõnus olla, tal on emmekaisus hea, aga meil ikkagi see imetamine on alguses suunitletud selleks, et on vaja, et laps kasvaks, on vaja, et ta teeks tööd rinnal ehk siis imeks ja saaks sealt ka piima kätte, eks, et see on see suund siis, kust liikuda ja seetõttu on mõnikord tõesti vaja õpetada beebikesele, kuidas siis rinnale haakuda ja kuidas siis hakata seda piima sealt kätte saama. Et selline töö, kui see ootab naist ees, siis on ikkagi seda ämmaemandad ja mätamisnõustajad toeks. Nüüd me vist enam-vähem saime sellele tsüklile ringi peale, mulle tundub. Jaa, tundub nii, et selline kerge ülevaade kõigest, mis ees ootab. Aga mida sa oma praktikast näed, et millele naised võiks nagu sellel teekonnal nagu rohkem tähelepanu pöörata? See on üks hea küsimus. Tead, ma arvan, et juba pöörataksegi päris palju tähelepanu, ütleks nii, et mingil hetkel võib olla ka täiesti okei on see, kui võttagi aeg maha ja pigem siinkohal kui vähegi võimalik, võtaks ära igasugused võrdlused, ehk siis ei võrdleks end oma emaga, ei võrdleks end oma õega, oma sõbrannaga, sest tavaliselt on nii, et kui naine jääb rasedaks või on juba lapsega, nii-öelda beebiga kodus, et siis neid soovitusi, neid oma kellegi lugusid tuleb tegelikult mingil hetkel päris palju. Ja just see, et ausalt öeldagi, et kui praegu see lugu sind ei kõneta, öeldagi, et tead, ma hetkel ei soovi su lugu kuulata, aga ma hea meelega kuulaks seda hiljem näiteks, et kui mul on ka näiteks oma lugu olemas, et just seesama, et keskendudagi iseendale ja olla siis täiesti aus iseenda vastu, aus teiste vastu ja pigem selline see individuaalsus, see paratamatult tuleb see sisse taaskord, eks, et kas siis sa oled sellist tüüpi, kes tahab seda infot rohkem või just see, kes nii-öelda pingutab veel viimasel hetkel, et saaks kõik töö tehtud töö juures enne emaduspuhkust, et saaks kõik toimingud tehtud, et võib-olla siis tõesti ka märgata seda, et sa ei pea enam andma ennast maksimumi, vaid see on see koht, kus mingil hetkel tõmmatagi tagasi, astuda paar sammu eemale, vaadata korraks, võtta aeg maha ja siis vaadata tegelikult endale ka otsa, et mis on hetkel tegelikult oluline. Kui oluline on oma kehatunnetus, võib-olla sel hetkel on tekkinud ka see 3. trimester ja kui võib-olla mingid mured või mingid sellised, ikka sellised mõtleme ette, võib-olla ärevused, et siis tegeleda võib-olla sellega, et kui loomulikult töö seda kõike nii-öelda maha rahustab ja võimaldab, et siis võib ju ka tööl käia, aga mingil hetkel see töö võib-olla võikski rahulikult anda need ohjad edasi, sest et ju niikuinii on plaanis minna puhkusele. No. See oli nii hea soovitus, et mitte võrrelda. See tundub küll väga raske soovitus. Sest kõik tahavad aidata ja toetada. Ja, absoluutselt. Et ju, ega see ongi see, et kui keegi räägib oma lugu, siis ta tahab ju head. Et kuule, kas sa siis tead, et vot see võib nii minna ja naa minna, aga see alati võt sellele inimesele, kes antud hetkel on, keda kõik see ees ootab, see ei pruugi olla see kõige ideaalsem soovitus. See on kõige programmeerimine, on ju? Ikka absoluutselt. Me ju teame ikka, et võivad olla erinevaid negatiivseid variante, et haiguseid ja mis kõik, aga kas me peame sellele keskenduma alati? Eks, et pigem ongi see sama ka, et ei muretseks ette, et need, kes nagu, kellel on need mõtted peas, et oi, et aga võib juhtuda nii või nii, et just ei muretse ette, ei mõtle ette, ei planeeri ette, vaid tegeleda nende asjadega siis, kui nad reaalselt kätte jõuavad. Sest kõik mured ei jõuagi kätte, mõnikord ei tule ühtegi mure, eks, et siis pole mõtet nagu ennast juba kuidagi programmeerida või öelda endast välja viia sellega, et aga äkki ei tule. Eks, et võib-olla ka see mõttekoht, et kui juba tunned, et mõtteid liiga palju peas, siis jällegi tee korraks paus, vaata, kus sa saad neid mõtteid natukene lahendada ja kas sa pead kõigega just praegu tegelema. Lõpetuseks, kas on midagi, mis jäi veel rääkimata, midagi olulist? Tead, ma arvan, et meil põhilised punktid said räägitud. Võib-olla just julgustakski siis usaldama iseennast ja oma partnerit, naisi ja samamoodi, et
et teada, et tegelikult me ämmamandad, me ei ole ainult olemas nii-öelda sünnitusel, vaid me oleme olemas ka pere planeerimisel, me oleme olemas raseduse ajal, sünnitusel, sünnitusjärgselt ja see periood ei ole ainult nii-öelda lühikene, vaid täpselt siis, kui naine tunneb, et tal on meid vaja, siis me oleme ka olemas. Aga tead, mul on sulle lõpetuseks, üllatuseks paar kiirküsimust ka. Neid ma sulle ette ei öelnud, aga ma küsin siis 4 küsimust su käest. Üks soovitus naisele raseduse ajaks? Ma arvan, et see on see, mis kunagi ära ei kulu, on palun tarvita foolhapet või folaat. Nii, nüüd teistel teemadel küsimused. Kui sa oleksid taim, siis milline taim ja miks? Tead, praegu vaatan seda taime su selja taga, midagi sarnast võib-olla, aga midagi suuremat. Ma tunnen, et ma tahaks olla hästi suur taim, et ilmselt kuskil siis vihmametsas järelikult, et ma nii-öelda, tead, ma praeguselt võib-olla tunnen ennast niimoodi, aga see ei ole alati, aga just, et ma ulatuksin natuke nii-öelda kaugemale, saaksin ära katta need osad, ütleme, või taimed, kes ei vaja nii palju päikest ja samas näha kaugusesse. Et kuidagi praegu on selline tunne. Et sellist suur pilti. Jah. Mis hoiab sind tervena nii füüsilise kui vaimse heaolu juures? Ma tahaks öelda, et minu mõttemaailm. Et sellest ju kõik algab, et kuidas ma millessegi suhtun ja kuidas ma midagi tunnetan, et kui ma miskit vajan, siis see hakkab ju minu seest pihta ja siis ma sinna poole liigun. Kui sul oleks võimalik valida üks supervõime, siis milline see oleks? Oi, see on alati nii keeruline küsimus. Ma imestan inimeste, kellel on kohe see vastus olemas. Tead, praegu tunnen, et ma tahaks ajas rännata. Ja, et see oleks päris põnev avastada maailma, nii nagu me pole seda tegelikult kogenud. Vot, nii ägedad vastused. Aitäh sulle, Kärt. Aitäh, Kadri. Väga palju informatsiooni. Ma loodan ja usun, et see toetab naisi ja ka partnereid, mehi, kes kuulavad. Ja ka aitäh sulle, kallis vaataja ja kuulaja ja uute kohtumisteni.